Me oleme siin Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiiritusravikeskuses. Mis see kiiritusravi siis on? Kiiritusravi on üks väga oluline vähiraviliik ja kui me räägime siis, mis on kiirgus ehk siis ioniseeriv kiirgus, mida siis kiiritusravis me kasutame, siis kiirguse toime on siis, koosneb mitmest etapist. Seal on kõigepealt füüsikaline etapp, keemiline ja siis bioloogiline etapp. Ja füüsikalise etapi põhiteemaks on siis see, et ioniseeriva kiirguse toimel vabanevad siis elektronid aatomitest, mis siis omakorda põhjustavad vabade radikaalide teket, millele järgnebki siis kiirguse bioloogiline faas, mis on siis antud juhul kõige olulisem, kus siis lõhustatakse DNA kaksikahelad, millele järgneb siis kasvajaraku surm. Keemiaravi koos kiiritusraviga, operatsioon koos kiiritusravi üksinda, kas kõik need variandid on võimalikud onkoloogias? Absoluutselt, et meil tulebki siin eristada nagu varajases staadiumis kasvajaid, mis siis ei ole andnud metastaase, ei lümfisõlmedesse ega kuskile organitesse ja siis juba kas siis lokaalselt levinud kasvajaid, kus siis kasvaja on levinud juba lümfisõlmedesse või siis juba metastaseerunud kasvajaid, mis on andnud siis kaugsiirdeid. Millal saab ainult kiiritusraviga hakkama? Ainult kiiritusraviga saab hakkama kindlasti varajases staadiumis kasvajate puhul, kohe päris mitmete paikmete puhul, kus kiiritusravi on võrdse efektiga koos kirurgilise raviga. Toon siin näiteks pea- ja kaelakasvajad, emakakaelakasvaja, eesnäärmekasvajad, anaalkanali kasvajad ja neid on veel. Räägime kahest patsiendist ka, kellega me täna räägime. Et nendel kiiritusravi, ma saan aru, oli see, mis ikka aitas tublisti. Üks neist on siis juba 6 aastat patsiendi ravist möödas. Tegemist oli suuneluvähiga, mis oli juba siiski andnud ka siirded kaelale. Ja teine on natukene solitsemas eas proua, kes on siis ravitud kõrivähiga. See oli siis ainult lokaalne kõrivähk ja säilunud on kõri, säilunud on hääl. Proua on optimistlik. Katrin juba läheb tervena, ma saan aru, 5. aasta, aga 4 aastat tagasi ikkagi see vähidiagnoos tuli. Kus see süraline siis oli ennast sisse seadnud? Süraline andis endast tükk aega juba enne märku, selles suhtes kõrivähk on. Aga mis see esimene tunne või see sümptom oli? See on niisugune mõõtetu rumal kraapimine algab kõris. Lihtsalt keegi nagu sulega kõdistaks. Ajab kõhima ka. Ja ajab kõhima ja kõige niisugustes tihtipeale sobimatutes kohtades, et jookse välja lihtsalt, sest sa köhid pisarateni. Ja kui haavad teenesid ja rahu ka enam ei olnud, istudes magasin praktiliselt, aga siis ma võtsin ka kõik ressursid kokku ja leidsin arsti, kes siis suunas mind ja andi diagnoos ja siin läks väga kiiresti kõik. Oli konsiilium, leiti, et on 2. staadium ja määratigi kiiritusravi. Ja sellest kiiritusravist ainult piisaski? Jah, seda puhku küll. Seda oli 34 korda. Iga päev välja arvatud nädalavahetused. Kui me räägime nagu tervikpildist, siis et kui palju siis on see tervistava või potentsiaalselt tervistava ravi osakaal kiiritusravi puhul, siis patsiendid, kes me ravil käivad ja see ei ole ainult meie andmed, vaid ka ülemaailmsed andmed, siis kuskil 70% patsientidest saab ikkagi potentsiaalselt tervistava eesmärgiga seda ravi ja kuskil 30% on siis sümptomeid leevendav ehk siis palliatiivne kiiritusravi. Et me saame pakkuda ka seda ja seda siis eelkõige just kauglevinud haiguste puhul, kus siis on tegemist kas luumetastaaside, ajumetastaasidega, mingi veritsusega, seljaaju kompressiooniga, halvatuste tekkega, et ka siin on kiiritusravil valuvaigistaval eesmärgil ühesõnaga väga suur rakendus. Milline punt inimesi siis või kes need spetsialistid on, kes tegelikult selle kiiritusraviga tegelevad, sest onkoloogil on ka erinevus, ma saan aru. Ja, et väga õige tähelepanek, et kiiritusravi ei suuda teha ära arst üksinda mitte mingil juhul, et kiiritusravis võib-olla ongi 2 põhilist märksõna, see on meeskond, ehk see koosneb väga mitmetest erialadest. Alustame arstid, füüsikud, radioloogiatehnikud, õed, insenerid, infotehnoloogia spetsialistid, klienditeenindajad, sekretärid, toitumisnõustajad, ühesõnaga terve ahel. Tõesti väga hea õhkkond on osakonnas.
see empaatia ei ole pealetükkiv, vaid lihtsalt niisugune soliidne empaatia, et sa tunned ennast väärikana. Aga samal toetatakse kogu aeg. Et sinust hoolitakse ja hoolitsetakse. Nii et see raviaeg oli täitsa, ma ütleks, ilus aeg. Mul oli ka juuni ja juuli läbi pargi siit, mis on see Lepistikupark. Ma tulin siia, juba ravi ajal muidugi kehakaal langes ja süüa ei saanud ja niisugused. Aga no ei ole eluaeg niisugune suur eriti kurmaan olnud, et see mu elu ei rikkunud, et ma ei saa punast kala ega mida iganes. Aga siis jah, taastumine oli küll. Hääl kadus, maitsemeel kadus ja see kestis kusagil jõuludeni isegi, ma ütleks. No päris hea mitu kuud. Ikka jah, mitu kuud, aga vaat see on ka niisugune ja sa tead, et ta läheb üle. Ütlen, et kui inimesed, ärge viivitage tõesti, kui on niisugused sümptomid, millele ei anta otses vastus. Mulle öeldi ka, mul oli 5 sorti bronhiiti, mida mul muidugi öeldi ja ma... Väga rikkalik valik. Ja ma ise tundsin, et ma ei kõhi bronhidega, ma kõhin kõrist. Nii et kui on niisugused hädad, leidke arst, ärge häbenege ega ärge tundke niisugust vale häbi või niisugust, et ma just nii väikes asjaga. Kuidas ma nüüd nii hädaline olnud, näiteks seda perearsti, kelle juures ma olin. Ei, ma leidsin uue perearsti ja kes kohe aitas. Nii et jah, selles suhtes julgust. Ja kui te juba siia olete sattunud, siin tehakse teid korda. See oli nüüd 6 aastat tagasi ja diagnoos oli siis kurguneelu vähk. Mis need sümptomid olid, mis sundisid arsti juurde minema? Minu jaoks oli see, et ma avastasin kaelava nii-öelda lümfi peal sellise väikse muna. Ja kui väikse siis? Ikka väikse nagu hernetera suurune? Ma tegelikult ootasin natuke isegi kaua, et vähemalt pool aastat enam, kui ma läksin ja kui ma läksin, siis tegelikult mu perearst hakkas väga kiiresti tegutsema. Kas sai arstiga ka arutada, et millest see võis tekkida? Inimene ikka tahaks teada ju, miks minuga sellised asjad juhtuvad? Sellised asjad juhtuvad, ma arvan, inimestel väga erinevate põhjustega. Et ma elasin enne seda tegelikult ju tervislikult eluviisi. Ma ei suitsetanud, ma ei tarbinud nii-öelda alkohoolseid jooke, sellised määrad nagu peaks midagi tekitama. Aga ma arvan, et ka elustiil, kui inimene ei puhka piisavalt, kas ta hästi palju töötab kogu aeg ja et ka need asjad võivad tegelikult mõjuda. Nii, ja siis olid ühel hetkel onkoloogi kabinetis ja siis tuli teha raviplaan. Milline see oli? Raviplaan oli 33 korda kiiritust ja 5 korda keemiat. Me oleme kiiritusravi osakonna füüsikute ruumis. Näete, inimesed teevad kõik siin tööd. Mida teeb füüsik selles meeskonnas, Edward? Jah, me oleme meditsiinifüüsikud ehk spetsiaalset haridust omavad siis füüsikud, mis aitavad kiiritusravi arste teha dosimeetrilisi plaane, et siis individuaalselt ravida kiiritusravis patsiente. Ja kõik need inimesed, kes siin praegu ninapidi arvutites on, just nimelt seda plaani teevadki siis? Just. Ja neil on erinevad juhtumid siis igal ühel käsil või? Erinev patsient nii, ja, igal ühel on oma juhtum. Meil on siin selline planeerimise skeem nüüd. Jah, et kiiritusravi algab siis kiiritusravi kompuutertomograafia uuringust, kus tehakse patsiendist siis 3-mõõtmeline uuring ja radioloogiatehnikud siis joonistavad kriitilisi organeid ja kiiritusravi arstid määravad siis sihtmahud ja doose. Ja sealt alates hakkab siis füüsik selle plaaniga tegelema, teeb individuaalse dosimeetrilise kiiritusravi plaani, mille abil siis hakkab kiiritusravi seade seda teostama. Nii, mis kasvajaga siin tegu on siis? Siin on gülükoloogilise kasvajaga, et te näete, siin on siis kompuutertomograafia lõigud, kus on peal siis joonistatud kiiritusravi arsti poolt sihtmaht ja need värvid, kollased, rohelised näitavad siis isodooside jaotust. Et
et siin me saame vaadata ka lõikude kaupa, kuidas siis see on juba füüsikute poolt tehtud. Kuidas see plaan ise nagu aparaadil hakkab välja nägema, teostuse mõttes on toodud sellel pildil siin, et te näete, et see kiiritusraviseade liigub mööda ümber seda patsiendi, siis tema väljakuju ehk siis selle kiiritusravi väljakuju pidevalt muutub ja sellega teostatakse siis niisugune 3-mõõtmeline doosijaotus patsiendis. Ja tegelikult tänapäeval juba meditsiinis kasutatakse siis tehisintellekti, et aidata radioloogiatehnikuid ja kiiritusravifüüsikuid, et valmistada siis ette kõik näiteks elundid. Näiteks siin on üks eesnääre juhtum, kus on siis eesnääre joonistatud, pärasool näiteks ja põis. Ja seda kõik siis teeb siis tehisintellektiks automaatselt. Põhinedes siis meie keskuses pärinata andmetel. Kui eelnevalt oli juttu väliskiiritusravist, siis on osad kasvajad, mille puhul on palju efektiivsem lähiravi. Lähiravi on selle aja jooksul kogu aeg olnud selline väga oluline komponent eelkõige günekoloogiliste kasvajate ravis ja eelkõige just selle sama emakakaelavähi radikaalses tervendavas ravis. Ta on läinud täpseks tänu magnetresonantstomograafiale, mis siis võimaldab oma pehmekoe eristuse tõttu väga hästi välja tuua kasvajakoe ja samas näitab ära, kus on siis need normaalsed koed. Ja tänapäeval selle magnetresonantstomograafia põhise ravi planeerimisega on võimalik 92% naistest nii-öelda lokaalselt selle kasvaja osas terveks teha 5 aasta nii-öelda perspektiivis, eks ole, et see nii-öelda kasvaja lokaalne kontroll on väga-väga hea iseenesest. Sul on võetud koduaiast õunake kaasa ja tegelikult on see sellepärast, et sa saad õunakesega piltlikult näidata, et mis see lähiravi siis tähendab. Ja, et nagu nimigi ütleb, lähiravi on midagi, mida tehakse lähedalt. Ja selle lähiravi käigus, näiteks, et kui see õun on see sama kasvaja, see emakakaela kasvaja, siis lähiravi käigus me anesteesiaaparaat on meil siinsamas selja taga, siinsamas ruumis, paigaldame siia sellesse emakakaela kasvajasse sellise spetsiaalse instrumendi. Ja kui vaja, võime siit nende väikeste aukude kaudu liigutada siia emakakaela sisse ka veel spetsiaalsed nõelad. Me saame siin üsna lähedal teha pildid patsiendist ja selle põhjal väga täpse raviplaani. Ja kui see raviplaan on tehtud, siis põhimõtteliselt on võimalik siis selle väikse seadme abil, mis mul siin selja taga on, see on järellaadija. Arvuti ütleb sellele väiksele seadmele, et nüüd tuleb siit seadmest välja teatud positsioonidesse siin selles aplikaatori sees üks väike iriidium 192 isotoop. Ja see läheb siia sisse, juhti. Ja seisab mingi teatud aja, mingi teatud positsioonis seal selle tuumori sees tänu sellele aplikaatorile. Ja järgmisel hetkel liigub jälle järgmisesse nõelasid. Ja niimoodi käib kõik need nõelad läbi? Käib kõik need nõelad läbi, eks ole. Ja siis moodustub mingisugune doosijaotus, et põhimõtteliselt saab see õun ära kiiritatud igalt poolt. Kõige suurem doos on siin õuna südamikus, ehk siis selle kasvaja nagu tsentris. Ja siin peal on juba see doos oluliselt väiksem. Ja kuna see doos on siin peal oluliselt väiksem siin õunakoore peal, siis tavaliselt on siin näiteks emakakaela ümber on põis ja rektum ja sigmasool, mis on vaja nagu säilitada ikkagi nii-öelda funktsiooni mõtteseks. Et siis me saame kaitsta neid normaalseid organeid oluliselt paremini isegi kui väliskiiritusraviga. Siin on siis väliskiiritusravi teostus, mis me nägime siis planeerimissüsteemis, oli puhtalt teoreetiline mäng, nüüd on siis reaalne kiiritus. Ehk et sealt samast füüsikute juurest ongi tulnud nüüd siia info ja neil on see siis nüüd arvutites olemas ja nemad vastavalt sellele juhendile teevad oma tööd. Just. Ja kui nad näevad, et mingi muutus on ju toimunud, siis nad teavitavad kiiritusraviarsti, kes võtab siis oma otsuse vastu, et kas seda saab jätkata ravi või tuleb uus plaan teha. Kõrvalmõjud, millised on? Mõned patsiendid ütlevad, olen ise kuulnud, et mitte midagi ei ole. Kuulasin ennem neid õuduslugusid, minuga oli kõik hästi, ei mingeid selliseid järeltundeid ega halba enesetunnet. Just. Et jah, need müüdid tõesti, et inimene muutub radioaktiivseks, ma hetkel nüüd räägin väliskiiritusravist, eks ju, kus inimene käib teatud seanssidel, nagu me ütlesime, see võib olla 7 nädalat, kui inimene meil igapäevaselt siin ravi käib, siis loomulikult ta ei muutu radioaktiivseks, ta ei hakka öösel helendama, ta ei ohusta teisi, no müüte on igasuguseid, eks. Ja. Aga reaktsioonid kindlasti on.
ja me eristamegi siis varajasi reaktsioone ja hiliseid reaktsioone kaasaegsete nii-öelda väga täpsete tehnikatega. Me otse loomulikult neid reaktsioone oleme kordades saanud vähendada, et reaktsioonid on paratamatud, sest et nii nagu ma ütlesin, kiirguse toime, milline ta on vähirakule, et ükskõik kui täpselt me seda kiiritusravi saame sihtida ja teha, siis teatud hulk seda normaalset kude, mis seda kasvajat ümbritseb, saab ka ikkagi oma doosi. Aga normaalkoel on see omadus, et ta paraneb nendest kiirituse kahjutavastest toimetest oluliselt kiiremini ja täielikumalt. Siis need toimed on ka ikkagi ainult selle piirkonna poolt või kõrvaltoimed, eks ju, mida me kiiritame. Ehk kui me kiiritame näiteks vaagnas midagi, siis meil ei kuku juuksed välja või meil ei lähe suu katki. Või kui me kiiritame pea ja kaela piirkonda, siis ka meil ei kaasne sellega kõhulahtisust ega urineerimisprobleeme ja nii edasi. Kõrvalmõjud olidki siis, kuna mul oli kurgupiirkond, siis kurk kuivab, enam ei saa kõike süüa. Kindlasti neelamisprobleemid ja natuke võib-olla ka valu. Ma uurisin, kuidas seda leevendada, mida süüa, mida juua ja see väga palju aitab. Aga inimesed ikka reageerivad erinevalt, organismid on erinevad. Absoluutselt. Et minu lugu ei ole sinu lugu ja sinu lugu ei ole kolmanda patsiendi lugu. Täiesti õige. Kiirgustundlikkus on erinev ja see on paljuski geneetiliselt määratletud. Neid geeniteste juba on olemas, millega seda kiirgustundlikkust määratakse, aga nii-öelda igapäevases praktikas hetkel veel sellist universaalset testi ei ole. Aga see võiks olla järgmine samm. Aga see on järgmine samm, kuhu liigutakse. Kuidas praegu tervis on? Tänan küsimust. Tunnen ennast tervena. Aga üks kord aastas tuleb nüüd kontrollis käia? Jah, täna siis juba üks kord aastas, aga 5 aasta jooksul käisin 2 korda aastas. Kas midagi on vaja nüüd pärast seda kiiritusravi ja selle läbi tegemist teha teistmoodi või tegelikult ikkagi samasugune elu? Jah, samasugune elu. Jah, ei, absoluutselt. Viimane kord ma tulen siia juulis. 5. on juubel.